hõimlane või rahvuskogukond? Pigem ma olen ikkagi rahvuslane, ma olen Räpinas sündinud ja nii naljaks, kui see pole, Räpina on ainuke riik nimetatakse kui ÜRO poolt, mitte Räpina, vaid Setu kuningriik on ainuke, mis on tunnistatud kui ÜRO poolt, aga mis on ÜRO? ÜRO on jälle massoonide korraldatud üksus, mis jälle on pettusega, et see on nüüd ühendab rahvaid, tegelikult ei ühenda mitte midagi. Et kõik see WHO, NATO, CIA, FBI, kõik nad on ju massoonide loodud üritused. Neil on valetatud sajandeid ja valetatakse edasi ja meie asi see ära lõpetada. Selles mõttes ma olen suga nõus, et kui meil maakogul oli see arutlus, oli 9. veebruaril 2019 oli Tartus meil maakogu, oli Kuperjaani tänava mingi korporatsioonide maja ja millegipärast see meie rahvuslase ideoloogi poeg, kes taasasutas Saaremaa Kaitseliidu, Kristjan Moona, oli pandud seda juhtima, ta juhtis seda nagu sõjaväe ja nad panid seal nagu duetti rutistada millegi. Ja see, mina näen seal taga ikkagi mingit vabamüürlaste plaani, et selline olukord tekib, aga teema oli siis selline, et see 9. veebruar oli tegelikult väikerahvaste päev, aga kogu see loengute sari, seal oli see Kalle Istvan-Eller, pidas loengut ja veel keegi, seal nagu oli näha, et nad valmistasid seda ette, et mängida ÜRO reeglite kohaselt ja tunnistada ainult setod põlisrahvas. Ja meie, Mart Hoven, mina ei tea, kes seal veel praegu oli, me olime põhimõtteliselt selle vastu, aga siis kes juhtis seda päeva, kes on meil see ei tule praegu meelde. Tema oli pandud juhtima, et see oli näha, et ta ise ei olnud algatatud. Ja kogu agenda seisnebki selles, et ainult setod. Ja mis see tähendab? Kui sa vaatad nüüd, et millega on vahepeal tegelikult Rea Raus. Rea Raus on sellise organisatsiooni juht nagu Forest Stewardship Council. See on mingisugune jälle rahvusvaheline organisatsioon, kes tegeleb metsaga. Ja see metsa, ühesõnaga, seal päeval valmistati seda ette, et maakogu kirjutaks alla, et kuna setod on ainuke põlisrahvas ja teised ei ole, siis nagu teistel ei olegi õigus nõuda oma põlismetsi. Teoreetiliselt 160 000 talu metsad ei ole õigus tagasi nõuda. Mis nüüd hiljem on juhtunud? Eelmise aasta juunis valitsus otsustas ja see Maa-amet siis täitis seda, et kuni selleni oli küll alates 2009 oli see otsus, et kõik Euroopa Liidu kodanikud saavad Eestis võrdsetel alusel osta maad. Kuigi, et nemad on aastaid ja aastakümneid siis seda loeti nagu võrdsuseks, mis ei ole. Mitte ei antud 140 000 talule, põlistalule tagasi tingimusteta nende maad ja metsa, mis on umbes 27 või 28 hektarit igale talule keskmiselt, vaid tõmmati ta nagu Maa-ameti alla ja RMK-le. Ja nüüd eelmise aasta juunist, kui meid pandi nii-öelda lukkud koju istuma, tehti see Maa-ameti oksjon avalikult elektrooniliselt. See tähendab, et mis nüüd hakkas toimuma, et kui võeti nii-öelda neid riiklikke COVID suuri laene ja anti neid, siis loomulikult Lääne-Euroopas on nad suured. Pluss veel see meie ESM, mis oli tolleks ajaks võib-olla 15 miljonit, mis Riigikogu 7 aasta jooksul varastanud. Et see raha võis ka liikuda nii-öelda vabamüürlaste kaudu Lääne-Euroopasse, seal võidi teha fonde, kes tulevad, ostavad meie maad ära. Meil ei ole selleks raha. Meil on sama asi RMK-s. RMK-l on suured lepingud, paberikuidu lepingud, metsaga, kõikide tselluloositehast, seesama Eesti metsa abiks ei lasknud ehitada tselluloositehast põhimõtteliselt. Nüüd on jälle, Ida-Virus on see suur firma, kes tahab ehitada mitteriiklikku tehast ja meile seletatakse ära, et see on väga hea, et eraomanik on, ma ei tea, kas ta jätab rohkem kätte, mina ütlen, et ta jätab.
ja siis on veel selline endine ministri Toivo Asveri firma Timber. Seda reklaamitakse täiesti, ma ütleksin, riiklikes ajalehtedes nagu ametlikult suurelt, et see on väga hea, et eelmisest aastast nüüd tuhandete hektarite kaupa metsamaad välisfondidest, et oleks nagu hea. Noh, küsimus on, et mis otsast ta siis hea on, et kui sa oled Rapina patrioot, eks olegi, miks see sulle on hea? No mul ei ole headki Eesti metsad maad ja ma ei ole ka täna rahul sellega, et ma olen ju Räpinas sündinud, aga mulle ei meeldi selle nimetatud, mis on see Räpina kuningriigi tegevus. Kui ma palusin, pöördusin nende poole, et saame kokku, räägime, mismoodi nemad Eestis seda tervikuna asja ajamist näevad, siis minu kohtus keeldus, et pole aega tiheda graafiku tõttu. Sootskad või tarnad? Vaat ei teagi, siis ma pöördusin selle sekretäri poole, igatahes viisaks vastus, pole hetkel aega tihe graafiku. Ja selline, mina tahtsingi kuulda, mismoodi nemad näevad, kui ma olen seal sündinud, Eesti tervikut lahendust. Ja ega mul polnud palju pikalt mõelda, kui ma nägin nende mingit kuningriigi aastapäeva mingit sündmust, kus oli niimoodi, et ainult vaksipassid ja tervisetõendiga sisse saab, siis ma saingi aru, et seal pole midagi inimlikku nüüd. Seal on see, mida meie tahame teha, et inimesed on vabad ja ise otsustavad oma tervise üle ja meil on vabadus ettevõtlusele ja meelelaudusele, et mis siin ikka rääkida, vaba Eesti eesmärk on olla vaba ja meie eesmärk on poliitiline ideoloogia lõpetada ja kas mul on vabadus, vastu lõugu anda või kellegi? On, anna tuld. Ma ei taha seda. On sul vabadus. Kui süda ütleb, et vaja mul vastu lõugu anda, tule ja anna. Kas sulle meeldib? Kui sa näed, et mina teen sinu vabaduse vastu midagi sellist, et vastu lõugu anda, tule anna. Nii lihtne see on. Aga mis mure oli? Hei! Sa tahad kellelegi vastu lõugu anda? See ansambli, mis on need kaks ansamblit, mis on nagu Seto kuninga, Jalmar Vabarna ansamblit. Et siis, kui teda tehti riiklikult väga kuulsaks, need ansamblit, nad on mõlemad ingliskeelse nimega. Ütle nüüd, mis need nimed on. Siis samal ajal sai, ilmselt oli see Jalmar Vabarna ema sai selleks Seto juhiks. Tas on nagu kokku sattunud. Ja kui ma lugesin neid artiklit, siis see oli nagu täiesti imperialistlik propaganda. Et see ongi väga kurb, et võetakse neid kõige väiksemaid ja siis antakse nagu raha, et ole nagu võõragent enda vastu. Mul ongi küsimus, ma astuksin vaba Eestisse hea meelega, kui me saame nagu siin vabamüürlikest mõjudest lahti, aga me võiksime kirjutada siia ette, eks, rahvushõimne anastajaist vaba Eesti. Ma arvan, et me ei kirjuta seda ette, sest et iga vaba eestlane arvab, et me olemegi see. Mul on sulle küsimus tegelikult selle jutu peale, et kus kohas sina võtad faktid ja kuulutad igal pool meedias, et mina olen vabamüürlane? No igal pool esiteks ma ei saa kuulutada. Mul täna tuli minu Vaba Eesti liige tuli paberiga vastu, mis ta sai sinu käest, kus on kirjas, et Veiko Uuse on taolt kellelgi ja vabamüürlane. See oli sinu käest saadud. No ütleme, see 58 firma, et kes selle omanik on, mis on sinu, kuidas sina oled juhatuse esimees olnud, eks, et see on eraldi teema. See on olnud. Aga see, kes likvideerib neid, mind üldse juhitab. Kui sa tahad sellest rääkida, siis... Ma küsin, et kas sul on vabamüürlaste nimekiri olemas, kus on Veiko Uuse kuskil kirjas? Ütle jah või ei lihtsalt. Hästi lihtne. Seda nimekirja mul ei ole. Aga siis ära reklaami mingit vabamüürlast. Jääme faktide põhiseks. Ma tahan lihtsalt, et kui sa tahad härrasmees olla ja minul härrasmees, siis räägime minust kui faktide põhjal. Et too faktid, et ma olen see. Et sa nimetad mind mingi tederitantistiks, too fakt. Et ma olen vabamüürlaste nimekirjas, too fakt. Kui sul neid ei ole, oled sa tühi karge. Sa rääkisid meiliga? Ei, mulle tuldi selle A4 peale välja prinditud paberiga, kus oli välja kirjutatud sinu käekirja üldse, et sinu käest sai see. See oli käsikirjaline? Käsikirjaline, jah, musta pildiga, mis oli Villikaga tehtud, selle ma andsin ainult ühele inimesele. Ja see rändas juba siia nii, et kui sa kuskil levitad midagi, sa vaatad kiiresti pildi. See oli tema otsus, et ma andsin selle tema kätte. Mul eile oli mõte, et ma võib-olla... Aga vaata, selline Eesti ongi, et inimesed avaldavad informatsiooni, mis puuduvad faktid ja tõde. Ja vaat sellist inimesed täna ongi meil Eestimaa perses, sest nad valetavad ise ka, aga räägivad tõde.
et sellepärast ongi meil see poliitiline ideoloogia näidanud seda ette ja me paneme seda vaja, sest meie ühiskond on nii tervis ja seda muuta, selleks tuleb hakata maast madalast inimesi õigesti kasvatama, haridus muuta, ära likvideerida see korrumpeerunud meedia, ära likvideerida kõik niisugused roomaklubid, vabamüüriste klubid, päiksetõusuklubid, absoluutselt kõik, Lions klubid, kuradi, mis veel klubid, panna kõik, hakata puhtalt lehelt otsast peale. Ja vot, ei no kuidas puhtalt teed, 140 000 põlist talu. Sa ei saa puhtalt, sa ei saa minna kellegi võõra talu territooriumile teha endale laager, nagu Mati Oja tahab, see on absurd. Ei teegi laagrit, aga tulla kokku ja öelda, nüüd on niimoodi, meil ei ole meediat, meil ei ole klubisid ja nüüd on mingid talud, nüüd peame kokkuleppe leidma. Kirjutame siia 140 000 talu tagastada, ilma tingimusteta neile. Tee ilus plakat, ma vaatan üle ja programmi. Võime kirjutada ja programm, Vaba Eesti programm on praegu ära toodud, kuhu me tahame jõuda tegelikult eesmärk. See, kuidas me sinna jõuame, see on meie liikmete kokkuleppe asi, sest et see programm ei ole põhjalik, me ei suuda kirjutada täna, kuidas me kuhu jõuame, aga meil on eesmärk. Me tahame teha referendumi, ära lõpetada Euroopa Liidu liikmelisuse, minna rahva juhtimise peale. Täna ta on meil sekretär, aga kui meil kongress, siis me valime... Sa ei näe temast üks omadus? Ei, täna me võtame inimesed need, kes on potentsiaalikad ja kellel on mingid omadused. Aga mis lõpuks kujuneb, kui meil on erakond loodud, me peame järgima pillikult selle vana süsteemi reeglid olla poliitikas. Meid hakatakse vaatama ju selle pillu jälle, et me tulime poliitikasse, kus meil on siis peasekretär, kus meil on parteijuht, mis iganes. Hakatakse meile ette lugema. Et põldu minna sitast puhtaks tegema, sest mürgist sitast. Peame järgima nende reegleid ja teadma neid ohtusid. Ja seda mängu mängima senikaua, kuni see põld on pasast tühi. Midagi ei teha. Tule siia, Heleri. Et see diskussioon, mis oli 9. siin, no Veiko põhimõtteliselt on nõus, et selle maa omanikud 140 000 talu, mis ma arvan. Meie maaomanikud on Eesti kodanikud ja kas on nüüd 140 000 talu, seda peab vaatama, kui palju selliseid talusid täna. 30 tükki oli vähem. Noh, seda mõtleme, et tahan faktipõhine olla ja ma ei taha umbes mingite numbrite peale siin jah või ei öelda. Seda on näha. Ma ei võtnud kaasa on piirda põllumajandus, Eesti põllumajandus 20. sajandil. Ma tahtsin Helerile võtta, aga määre kinni. Siis räägime seda siis, kui meil on fakti. Aga see põhimõte, et kust me enda ajalugu näeme, et kui 800 aastat tagasi, eks ju, tuli esimene nii-öelda okupatsioon, mis muutus riiklikuks ja mis tekitaski vabamüürlaste kantsi, siis kui ma hakkasin riburada pidi Helerile neid fakte tooma, siis esimene ajalooline nagu järjepidev daatum oli 1900, millal Heleri esiema on sündinud. Et sina oled teda näinud ja sellepärast ütled, et ajalugu algab seal. Tema ajalugu, minu ajalugu, ma ei tea, kus minu ajalugu algab, ma tean, et see on väga vana ning, et mul võib olla see ajalugu elu tagasi. Ei no ütleme, materiaalne maailm, meil on siin Eesti, me peame kaitsma enda territooriumit. Minu ajalugu hakkab sellest hetkest, ma saan rääkida sellest hetkest, mis toimus minu sünnihetkel. Jaa, aga ma tean vanavanemate lugust küll, aga kui ma sellest rääkida, vanavanemate sellest on küsinud nende käest juba, ma võin nendest rääkida ja mul on vaja tuua siia, et meile põhjuseks. Mina tean, et minu vanavanemate oli suured talumaad Põlva külje all Tännassilma külas ja ma tean, neil oli suured viljapõllud, metsamaad, vanaisad taheti need peale teist maailmasõda kõik käest ära võtta, et oli redus, metsast peidus, siis kommunistid tahtsid ära hävitada. Tean niisuguseid lugusid. Ja mul on räägitud palju lugusid, aga ma arvan, et see ei ole täna teema, et ma siin neid asju räägin. Sa ütled, et su ajalugu hakkab 1900... Minu ajalugu, jaa, minu ajalugu, aga teiste inimeste ajalugu on jah. Aga kui sa tahad parteide, erakonda juhtida, eks,
tahad nagu kogu ühiskonda enda alla saada, mis on iga partei või ma ei ole partei juht, ma ei ole partei, ma olen lihtsalt erakond, mis läheb enesetapu tegema. Looja, kas sa tead, et looja on, iga inimene on looja. Sa lähed aeda põldu harima või lillepeenat tegema, sa lood lillepeenat, sa oled looja. Me oleme igaüks looja, meist kõigis on olnud looja, me loome oma elu. aga miks igalühel meist ei ole seda plakatit? Miks sul ei ole? Järelikult sa ei oska luua. Jaa, meil on looja. Paljudel Vaba Eesti liikmetel on looja, kõik looja. Sa lihtsalt ei näe, sa näed seda, mida sa tahad näha. plakatil on suurelt ainult sinu. Ma ei ole plakat, see on fiktsioon. Aga ma olen elus inimene, kannab seda märki. Sa ütlesid praegu, et see on fiktsioon, sa veel... Ta ei ole elus asi, siin on sõnum, mida mina kannan. Sest et ma ei jõua kõigile korraldada mööda minejatele, et Vaba Eesti looja, ma näitan seda plakati peal. See nagu sina käid lipuga ringi, näitad midagi, millest inimesed peavad aru saama. Mina ka. ma vaatan, kuidas kellele ta praegu ütleb. aga see on väga ohtlik asi, kui sa ütled, et sinu ajalugu aastab 1970, Heleri ajalugu aastab 1900, minu ajalugu aastab vähemalt 11 000 aastat tagasi. Tore, mul on hea meel, kui sa jagad täpselt oma ajalugu sõna-sõnalt. Mina ütlen ausalt, minu ajalugu selles, kui mina tean, kuidas mina sündisin või tähendab, mitte ma ei tea, kuidas ma sündisin, aga kuidas mina kasvasin. See on minu ajalugu täna selles kehas. Ma saan selle eest rääkida. Ma ei saa võtta vastutust selle eest, mis oli enne mind, sest et ma ei ole selle ajalugu looja. aga kui tuleb vabasse Eestisse inimene, kes on 80 aastat, Ma kuulan teda, filtreerin, seedin, kui see minu jaoks on loogiline ja tunnen, et see on õige, siis ma aktsepteerin seda inimest, seda infot ja me tegutseme koos. Nii lihtne see ongi. sa arvestad, et kui ta seletab, et oli ka ajalugu enne. Loomulikult, järelikult oli. aga kui ta hakkab rääkima samasugust juttu nagu mina, et ajalugu, mäletatav ajalugu, riiklik ajalugu hakkab 1200 Eestis ja mitte riiklik on 11. Kui ta hakkas, kui mul on näidata mingit infot selle kohta, ma vaatan läbi, loen, tunnetan ja kui ma usun seda, siis ma ütlen ka teistele inimestele, vaadake Eesti ajalugust 1200. Ma räägin seda edasi. See sõltub kõik sellest, kuidas inimene vastu võtab ja kuidas seda filtreerib. Et kõike infot ma ei saa uskuda, kui see hakkab mulle vastu. Aga ma räägin seda edasi, mis mulle sobib, mis mulle meeldib. Vaba Eesti liige võib olla iga Eesti kodanik. Iga Eesti kodanik. kui on antud alates 2004 on antud Bill Gatesile Eesti mingisugune asi, residentsus, kodakondsus, noh, seal on varieerus. No las see Bill Gates kõigepealt tuleb siia ja ütleb, et ta tahab Vaba Eesti liige olla, siis räägime temaga. Kuulame tema maailmavaadet, kas need lähevad kokku meie omadega, kas ta ikka tahab vabadust teha. Ega ta ei ole inimestele terrorit korraldanud, genotsiidi korraldanud, ahistanud, ei ole mürgitanud. Vaba Eesti programmis on öeldud, et sa ei tohi olla kriminaal või kurjategija. Kui Hindu on sa oled vaktsineeritud, ma julgen sinu käest küsida. Me ei asetse kuskil, sest me oleme erinevad. Ei ole klassikalist vasakpoolt, parempoolt. vahet ei ole.